Attention passengers, we've now reached our destination. Tere tulemast Kuhu nüüd teise episoodi. Kuhu nüüd on podcast, kuhu me oleme kokku kogunud kõige ägedamad, kõige kaasahaaravad ja kõige inspireerivamad reisilood ja ei kelleltki muult kui kõige kihvtimatelt reisientusiastidelt. Mina olen Alex ja kui eelmises episoodis saite lähemalt teada, kes mina selline olen, siis täna istub minu kõrval minu kaassaatejuht Kelly! Ja tänast episoodi me filmime samuti Rootsis, nagu ka eelmist episoodi tegelikult. Ja hetkel olemegi minu ühe ägeda sõbra Jonathani korteris filmimas. Shout out to Jonathan. Täpselt nii. Ja tegelikult, alustame sellest, et räägi meile kõigepealt, kes oled selline, kuidas sa tutvustaksid ennast maailmale? Palju pinget tuli kohe peale. Kuidas ma tutvustaksin ennast maailmale? Ma olen inimene, kes on pidevas muutumises. Ma armastan elu, ma armastan elada, seiklusi, sekeldusi, väljakutseid. Mulle meeldib ennast mugavustsoonist välja viia, sest et seal toimub muutus. Ja ma proovin iga päev olla parem kui eile, nagu me kõik. Aga jaa, kui ma usun millessegi, siis ma armastan käivitada ideesid siis ja uusi asju, täpselt nagu see podcast ka, et midagi mu sees oli kohe, et tehke ära, see on äge idee ja siin ma praegu sinuga istume laua taga. Aga ma armastan väga ägedaid inimesi nendega juttu ajada, sest et see inspireerib mind nii tohutult. Ma armastan uusi kohti ja olla inspireeritud ja samamoodi inspireerida teisi inimesi. Ja lihtsalt seigelda ringi, elada elu, luua selline elu endale, mida ma täiega armastan ja et ma hommikul ei suuda oodata nii-öelda, et hommikul voodist välja tõusta ülesse ja elada siis seda elu, mis ma olen loonud endale. Ja mina arvan, et sina oled üks nendest inimestest, kes mind on inspireerinud täiega mõtlema nii kaugele ja nii kõrgele ja unistama täiesti kaugemale veel nendest piiridest, kus ma oleks eales oskan unistada. Et kuidagi tuletad meelde seda, et unistada võib ju kõigest ja kui sul on need unistused ja kõik ette välja kirjutatud ja eesmärkideks seatud, siis tegelikult on ju kõik võimalik. Nii et see on üliäge. Nii kihvt, väga inspireeriv. Ja tegelikult sinu reisilugusid mina ka ei tea nii süvitsi võib-olla. Aga siis ongi minul ka ju väga huvitav täna koos kuulajaga sind tundma õppida just sinu võib-olla reisisellilikumat poolt. Nii et lähme siis kohe ka esimese küsimuse juurde, et milline reis oli see, mis äratas sinus reisipisiku? Ma läksin, ma nimetan siis seda mu kõige esimeseks reisiks. Kui ma läksin Maltale, ma olin siis 16, et minu pere ei käinud niimoodi reisimas, ma ei ole kunagi perega käinud reisil. Ja meil oli koolis üks hästi äge õpetaja, töötaja, kes on hästi palju reisinud. Ma ei tea, mitukümmend riiki ta on läbi reisinud ja ta siis kaasas kogu aeg õpilasi ka. Ja ma mäletan, et kui me kuulsime, mina ja minu õde, kes siis õppisid selle hetkel samas koolis Põlvas, me kuulsime, et on võimalik minna Maltale ja mul kohe silmad lõid särama ja miski minu sees ütles, et jaa, vot sinna me peame minema. Meil ei olnud endal raha kõrvale pandud niimoodi, sest õpilane ka, et me pidime mu vanematelt küsima, et kuulge, palun, me nii tahame minna, et kas on võimalik. Ja siis, kui mul ema ütles, jah, minge, me olime nii õnnelikud. See oli 10-päevane reis, see oli keelereis, ehk siis meil oli 10 päeva Maltal ja iga siis tööpäeva esimene pool, ehk siis paar tundi hommikul me olime koolis
ja õppisime, rääkisime inglise keelt. Peale seda tulid sellised turismi atraktsioonid, asjad ja sealt edasi õhtuti meil olid vabad ehk siis vaba kava ja mina ja minu õde siis loomulikult olime täiesti hullumas heas mõttes, kui me nägime seda maailma, mis meil avanes. Soe kliima, päike paistab, rannad, inimesed on, see energia esiteks, mis sealt uues kohas on, inimeste energia, see õnnelikkus, see kuidagi see olek, see täiesti teine olek võrreldes siis eestlasega, see oli maikuu ka, seega seal oli ikkagi üle 30 kraadi ja see ilu, need sinised laguunid ja need paadiga sõidud ja õhtuti väljas käimised klubides. Ma olin 16, ma sain 17 selle reisi jooksul, aga me siiski võtsime viimast. Meil oli siis perekond, kelle juures me ööbisime, ehk siis üks Malta perekond ja kas me saime nendega väga hästi läbi ja kuidagi kuna me ei osanud sellest midagi oodata, kuna mul ei olnud eelnevat kogemust, siis tänu sellele ka kõik, mida me kogesime, üllatas mind. Kõik oli positiivne kogemus, mille tõttu ma ütlekski, et see reis, me ei tahtnud üldse sealt õega ära minna. Ma mäletan, kui paar inimest ütles, et oi, ma igatsen juba kodu ja me lihtsalt me ei saanud aru, kuidas see võimalik on, et vaata seda kohta nagu vau. Ja ikkagi lõpuks me Eestisse tagasi muidugi läksime, aga see shiftis minu sees midagi, see vallandas minus selle sama reisipisiku, et minu jaoks reisimine ongi nagu narkootikum, et kui sa seda juba teed, siis see ei jää sinu viimaseks korraks. Et midagi minu sees muutus ja samal ajal selle reisiga avanes minu uks enesearengumaailma, et sellest reisist alates ma läksin Põlva Keskraamatukokku ja otsisin seda enesearengu sektsiooni ja hakkasin sealt lugema erinevad raamatud ja sealt siis omakorda avanes minu jaoks täiesti uus maailm. Ehk siis see tõesti on minu jaoks hästi oluline reis. 2016 oli see siis. Väga, väga äge. Ja sealt edasi õige pea sa hakkasid osalema noorteprojektidel ja sinul on tunduvalt rohkem kogemusi selliste projektidega, nii et räägi nendest natuke, kus riikides sa jõudsid käia nende projektide jooksul, kui pikad need olid? Ja kuna mina finantseerisin siis kõike ise, mida mina tahtsin, välja arvatud siis seda Malta reis, mida mu vanemad aitasid, see oli ka ainukene, siis ma hakkasin otsima võimalusi, kuidas reisida võimalikult odavalt. Ja ma ei mäleta täpselt, kuidas ma sattusin sinna. Võib-olla tuli kuskil Facebookis mingisugune postitus kuidagi ette, aga seiklejate vennaskonna leht. Ja ma nägin, et selline asi on võimalik, et sulle makstakse siis mingis summas kogu raha tagasi, kõik lennupiletide raha, majutus, kõik muud asjad. Ja sul on erinevad riigid, sul on erinevad teemad ja sa saad minna noortevahetusele ja see oli vist aasta 2018, ma arvan, ma olin just lõpetanud gümnaasiumi ja ma läksin selle suve augustikuul, läksin Sloveeniasse, et see teema oli Dance Your Dance, Sustain Our Future ja see oli 3 nädalat siis Sloveenias ja ma lugesin seda üliäge, ma teadsin, et ma saan sinna, ma kandideerisin, ma sain sinna ja ma ei teadnud väga, mis mind seal ees ootab, jällegi null ootusi selleks. Ma mäletan, me siis lõpuks selle pundiga, selle Eesti pundiga ka, kes meil oli, jõudsime sinna kohale. Me olime kuskil mägedes, otseses mõttes pärapõrgus, in the middle of nowhere ja tulime siis sealt bussist maha ja vaatasime, et ümberringi nagu ühtegi linna, mitte midagi ei näe. Mäed on, metsad on, me oleme kuskil hipide kommuuni sattunud, palja ülakehaga, mehed kõnnivad ringi, habe on patsi punutud, kuiv käimla, kanad jooksevad ringi, ise tehakse süüa, vegan toit, inimesed ise ehitavad endale, reaalne kommuunielu oli seal, aga nagu ikka, kui sa paned mingisuguse pundi inimesi kokku mingiks kindlaks ajaks, kus sul ei olegi kuskile väga minna, siis me saime väga-väga lähedasteks nende inimestega ja ma siiamaani mõtlen sellest noortevahetusest kui mu kõige ägedamast, nii kuidagi tõesti, tal on minu südames eriline koht ja olidki õhtud, kus me veetsime siis lõkke ääres õues ja ise tehtud punast veini õues ja trummi mängides ja ukuleelet ja lauldes ja õpetades siis Eesti laule nendele välismaalastele ja vastupidi. Ja samal ajal me kokkasime kogu aeg ise. See oli nii äge ja see omakorda avas minu jaoks uksed, issand, niimoodi saab ka reisida ja mul ei ole vaja 1000 euroseid
mul ei ole isegi vaja, ma ei tea, 500-600 eurot, ma sain nii odavalt läbi, kui ma paar kuud panen kõrvale, siis ma ju saan maksimum paar kuud peale seda noortevahetusele raha tagasi, mille ma saan omakorda investeerida järgmisesse noortevahetusse. Aga jah, Seiklejate vennaskond oli esimene organisatsioon, siis ma läksin kohe ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemiasse ja siis, kui mul oligi esimene aasta seal ülikoolis, siis ma teisel semestril läksin veel Rumeeniasse noortevahetusele, olime ka kuskil kõrgel mägedes mingis väikses külas, siis sealt Rumeeniast tulin tagasi, paar nädalat hiljem läksin Leetu noortevahetusele. Et ma olin täiesti lihtsalt kogu aeg, ma ahmisin nii palju, kui ma vähegi võtta sain, nii palju, kui mul oli vähegi võimalik ülikoolist siis puududa, ma kasutasin seda ära. Ja et need olid need 3 tükki, siis mul vahepeal oli võimalus veel minna, ma kandideerisin Taani, tahtsin täiega Taani minna noortevahetusele, sain grupi juhiks sinna, aga siis mul oli rahaline väga oluline valik vaja teha, kas ma valin uued tätoveeringud või ma valin selle Taani noortevahetuse. Millegi pärast see Kelly selle hetkel mõtles, et ei, ma pean endale tätoveeringut tegema ja siis ma sellest loobusin. Ja siis aasta 2021 ma tegin praegult oma viimase noortevahetuse, olin ka seal grupi juht, oli siis Itaalia ja see oli ka väga mõnus, väga äge, aga sellel ma sain aru, et see on kuidagi ammendanud minu jaoks ennast, et ma pean otsima nüüd mingisuguse muu viisi, kuidas reisida. Aga ka oli väga tore ja mõnus. Ja, aga väga soovitan kõigile. Ja ma just seda tahtsingi küsida, et kuigi sinu jaoks nüüd üks hetk võib-olla sina siis kasvasid üks hetk nendest välja, sest sa jõudsid ikkagi päris mitu projekti teha järjest. Et kui mõni noor kuulaja meid kuulab, et kas sa siis suunad ja soovitad neid sinna poole? Täiega, nagu 2 käega, 10 sõrmega, 10 varbaga lihtsalt. Tõesti, kui sa oled noor või kui sa oled koolis, sa ju saad noortevahetusele minna minu meelest, kui sa oled 15 või 16 juba, kuni kui sa oled vist 35 või midagi sellist, et tegelikult see on päris suur vanusevahemik ja kui sul ei ole raha, on ju, me kuuleme number 1 põhjused, inimesed ütlevad, reisimine on kallis või mul ei ole raha kõrvale pandud, sul ei olegi vaja selleks palju raha ja see kogemus, need tutvused ja üliturvaline viis, nii turvaline, sul on transport nagu kodust alates põhimõtteliselt planeeritud, sul on inimesed, kelle käest nõu küsida, kes sind aitavad, kes on sul kogu aeg toeks ja see on tõesti nii ägedad mälestused ja seiklused. See võib olla hirmutav, aga ma täiega soovitan kõigile, kui sa ei ole käinud ja kui sa mõtled, et sa tahaks kuidagi reisimisega alustada. Aga mida sa ütled nende noorte kuulajate vanematele, kelle lapsed tulevad üks hetk nende juurde ja ütlevad, et kuule, ma tahaks minna Sloveeniasse kuskile hipikülakesse 3 nädalaks? Selle kohta on kõik informatsioon olemas, kõik on Erasmuse programmid rahastatud, sul on kõik kontaktisikud, sa paned ka enda kontaktisiku sinna, kas ema või õe või kellegi teise numbri sinna. Sul on kõik asukohad teada, kus su laps on kogu aeg, sa ei lähe kohta, kus sul ei ole internetiühendust, ehk siis sa saad alati oma vanemale helistada, ehk siis kõik on väga turvatud, sa saad, enne tehakse kõned, sind viiakse ilusti sisse need asjadega, ehk siis sa ei lähe pea vette, sulle öeldakse, mida kaasa pakkida, millise lennuga te ostate kõik tavaliselt grupiga 1 lennu peale pileti, näiteks Eestist 5 inimest läheb, kõik lähete sama lennuga. Kui keegi soovib minna paar päeva varem, loomulikult alati on lubatud, aga selles mõttes alustamise mõttes sind ei panda üksinda isegi lennuki peale, et väga turvaline on minna ja tavaliselt sul on alati inimesed ümber, kellel on varasemat kogemust ning grupi juhil on kindlasti alati kogemust. Et väga turvaline viis, kuidas reisida. Ma nõustun ja alati on kaasas ka grupijuht, kes on siis reeglina täisealine ja reisikogemusega. Et ma nõustun, et kui keegi ema-isa meid kuulab hetkel ja su laps tuleb su juurde sooviga, et tahaks noorteprojekti minna, siis ma arvan, see on kõige ägedam viis ja kõige parem, turvalisem, lihtsam viis, kuidas astuda reisimaailma ja teha seda mõistlikult ja turvaliselt. Täiega nõus. Siis sa juba jõudsid korraks mainida, et sa läksid ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemiasse täpselt. Ja siis selle aja jooksul sa jõudsid ka korraks 1 semestri mujal elada ja see oli sinu esimene kord siis päriselt Eestist ära kolida mõneks ajaks. Ja mitte küll kaugele. mitte küll kaugele, aga ikkagi, kuule, ma elan Rootsis, see on veel lähemal.
ja kui me esimene aasta olin ülikoolis, siis kohe minu meelest suht alguses tuli rääkima, ei tea täpselt, mis selle, ütleme, ametinimetus on, aga Erasmuse mingi koordinaator või midagi sellist. Et jälle tervitused siit Anu Pullmanile. Väga palju mind inspireerinud selle teekonnal ja kindlasti üks isik, kes mind mõjutas väga palju, et ma teeksin selle otsuse, et ma läheksin Erasmusega välismaale. Aga ta rääkis enda Erasmuse kogemusest, kuidas ta Taanis käis ja mul kohe, ma teadsin, mu sisetunne ütles, et jaa, Kelly, sa lähed. Ja ma teadsin, et ma lähen teisel aastal, ma tahan minna teisel aastal. Ja õnneks mul oli ka see hetkel sõbranna Killu, kes koos minuga oli nõus selle teekonna ette võtma, sellepärast, et see dokumendi majandus ei olnud väga lihtne. See oli, nagu ikka, natuke tüütu. Sa ei saa täpselt aru, mida, kuidas sa tegema pead, mis nõuetele, mis asi pead vastama. Aga kui sul on keegi kõrval, kes teeb seda sama asja, te saate teineteist motiveerida, aidata. Et ma küsisin tõesti väga palju küsimusi nii Killul kui Anult ja lõpuks me saime nende dokumentide korda. Aga kuhu ma tegelikult minna tahtsin, minu esimene mõte oli Portugal. Ma isegi ei tea, miks. Ma ei teadnud mitte kedagi Portugalis, ma ei olnud seal mitte kunagi käinud. Millegi pärast ma teadsin, et ma tahan minna Portugali. Hakkan siis uurima, vaatan, aga ma ei saagi sinna minna, sest et meil ei ole partner ülikooli Portugalis. Okei, me saame küll luua mingi põhimõtteliselt partnerluslepingu või midagi sellist, aga see oleks võtnud väga kaua aega. Ja ei viitsin sellega väga tegeleda ja siis uurisin teisi variante. Ja kuna ma teadsin, et Killu oli juba välja valinud, et tema läheb Budapesti, mis oli minu esimene variant siis ma ei tahtnud minna samasse kohta, sest ma teadsin, siis me oleme koos, ma ei saa seda kogemust, et ma olen täiesti tundmatusse üksinda. Ja siis ma vaatasin, mis võimalused on veel, Saksamaa, Läti, Soome, no väga ei tõmba. Ja siis ma nägin, et Leedu on ka. Millegipärast Leedu tõmbas Vilnius siis ja sai otsus kindlaks, et lähen sinna. Ja mis oli ka huvitav sellega, et ma läksin sinna Vilniusesse. Ma ei teadnud mitte midagi. Ma teadsin, mul on see korter, mille ma sain otse sinna kooli kõrvale ja läksin siis sinna klassiruumi, teadsin, mis kell, kuhu ma minema pean. Istun siis maha, õppejõud istub seal. Tervist, meeldib tutvuda, sina oled see Kelly, jah, eestlane. Ja väga äge. Istun ja ootan ja tiksume seal mõlemad ja vaatame, et miks kedagi nagu ei tule. siis mingi, et ongi koolipäev täna, et nagu igal pool oli kirjas. Ja ootame veel ja siis ootame veel ja siis nädal aega hiljem ikka veel mina käisin siis põhimõtteliselt üksinda seal tundides, kuni lõpuks ma enam ei viitsingi käia, sest et ma sain teada, et see Leedu, see Vilniuse ülikool ja Portugali ülikool olid omavahel teinud vahetuse. Ehk siis ma tegelikult õppisin terve semester koos 30 portugallasega. Ehk siis kui mina ei saanud minna Portugali, siis elu tõi Portugali minuni. Ma ei suhelnud mitte ühegi leedukaga terve selle semestri ajal, vaid mul oli ainult portugallased sõbrad ümber ringi. Üle ma olen nii tänulik, jälle elu lihtsalt hoiab. Aga nädal aega hiljem portugallased ikkagi jõudsid sinna kohale. Jällegi muidugi hilinemisega, sest loomulikult nad olid ühikas, mis oli siis teisel pool linna. Nad ei osanud bussidega hakkama saada, sest seal on ju ikkagi see, et asjad ei lähe kella peale, on ju Portugalist, aga Vilniuses lähevad. Ja leidsin sealt endale väga ägedad sõbrad, kes ka hiljem on mu elu väga palju mõjutanud, kellele ma just käisin ka Portugalis külas, aga tõesti väga äge aeg oli ja ma olen nii tänulik, et ma tegin selle otsuse. Alguses oli ikka natukene hirmutav, et uued inimesed täiesti. Jah, Vilnius ei ole küll riigi mõttes erinev, aga ikkagi kuna ma olin kogu aeg ümbritsetud portugaalastest, siis ma ikkagi sain tunda seda kultuuri päris palju. Hilinemine, lärmakus, nad unustasid kogu aeg ära, et ma ei räägi portugali keelt. Oh, sorry, Kelly, we did it again. No worries. Ja siis nad jälle pidin meelde tuletama, et räägige palun inglise keeles ka. Aga nad väga hoidsid mind, kuna ma olin ainukene, kes ei olnud siis portugallane. Nii tüdrukud kui ka poisid, kõik väga hoidsid mind ja saime tõesti väga hästi läbi nendega. Väga äge. Mis on võib-olla mõni õppetund, mis sa võtsid kaasa sellelt Vilniuse semestrilt? See oli päris mitu aastat tagasi. Ma mõtlengi võib-olla näiteks just selle poole pealt, et nii pikalt olla tegelikult Eestist eemal. Ja üks asi, mida ma kindlasti oleks esiteks saanud paremini teha, siin ju, kui sa lähed Euroopasse kuskile, siis sa saad Erasmuse rahasid, mis sind toetavad. Mina loomulikult, kes selle hetkel veel eriti ei osanud rahadega väga hästi läbi käia, kulutasin kohe kõik selle ära peaaegu. Ehk siis ma käisin veel, jõudsin ise Madeiral käia reisil.
ehk siis Portugalis, siis tulla veel tagasi, ma käisin jõuludeks, tegelikult läksin koju ka, aga mul ei tekkinud mingit koduigatsust, ma teadsin seda, et mul ei teki seda, et mulle väga meeldis seal olla. Ja lihtsalt ma arvan see, et kui sa juba mõtled, et midagi sellist teha, siis lihtsalt tee, et ma olen nii tänulik, et ma ei löönud kartma või et see dokumentatsiooni osa nagu ei hirmutanud mind ära, et ma läksin lõpuni selle asjaga, et see on täiega seda väärt, kui sa lõpuks jõuad sinna kohale ja kui sa lihtsalt mingi hetk hängid oma nende inimestega, muude sõpradega ja sellist vaatad ümberringi, issand, ma olen nii õnnelik praegult ja ma ei oleks kunagi saanud nende inimestega tuttavaks, kui ma ei oleks astunud oma mugavustsoonist välja, kui ma ei oleks teinud seda sammu ja usaldanud seda tundmatust ja seda, et ma saan hakkama. Ja fakt on see, et sa saad alati hakkama. Ja lisaks sellele veel ma elasin tegelikult ju korteris, mul oli korterikaaslane Aserbaidžaanis siis, Sabina, kellega me ka saime väga hästi läbi, et tema õppis psühholoogiat ja siis me tegelikult alustasime koos ka veel paar projekti seal ja kuidagi sa õpid lihtsalt enda kohta nii palju läbi teiste inimeste ja ma saingi need Portugalis nii-öelda kultuuri tunda ja Aserbaidžaani kultuuri tunda, et ta rääkis mulle hästi palju kõigest nende ajaloost ja kõigest, et see oli nii põnev. Väga kihvt ja mulle väga tegelikult meeldib see mõte ka, mis sa ütlesid enne, et ülilihtne on ju tegelikult minna oma sõbrannaga kuskile ja kahekesi teha mingeid asju, aga see võtab üsna palju, et teha see otsus, et kuule, et ma tahaks ikkagi minna üksinda ja mis ma olen omast käest näinud, et tegelikult kui minnakse igasugustesse projektidesse või vahetustesse, siis kuidagi mugavustsoon on see, et jääd oma rahvuskaaslastega ühte seltskonda ja tegelikult see piirab sind nii palju uute kultuuride tundmaõppimisest ja üleüldse kuidagi uusi võib-olla ei peagi olema sina nüüd Leedus, aga su põhisõbrad olid kõik portugallased, on ju, aga ikkagi see tähendab seda, et sa olid nii kaua Leedus, sa said ikkagi mingit Leedu asju õppida, aga samas nüüd sul on kõik need sõbrad on Portugalis olemas ja kui sa oleksid terve aeg ainult eestlastega hänginud, ütleme, siis noh, mis sa teha saad mööda Eestist ringi reisida, aga kuna Eesti on nii püsike, siis seda nagunii võimalik ju teha. Et ma arvan ja, et see on üks asi, mille peale noored võiks mõelda, kui nad lähevad kuskile projekti või vahetusse. Ja sellepärast ma teadlikult ei tahtnud minna oma sõbrannaga koos, sest ma juba teadsin, et isegi kui ma väga tahan, siis ma ikkagi olen temaga rohkem. Ja juba see, et sul on oma see nii-öelda tugiisik olemas, siis sa ei olegi nii avatud uutele nagu tutvustele, suhtlustele ja inimesed juba näevad, sa oled juba kellegi teisega, et sa ei ole kuskil üksinda justkui, et väga avatud teistele. Et see oleks väga mugav olnud ja väga hea ja turvaline, aga ma teadsin, et sealt ma ei saa seda, mida ma tegelikult tahan, isegi kui see on väga hirmutav. Ja täpselt, sest me tegelikult ei reisi ju mugavuse pärast, vaid just sellepärast, et ennast kuidagi proovile panna ja veel mugavustsoonist nii kaugele minna kui võimalik. Nii, ja kui me jõudsime nüüd sinu Vilniuse seiklustega ühele poole, siis need portugallased, kellega sa seal kõik tuttavaks said, siis mulle tundub, et nad jätsid sügava jälje, sest et mõni aasta siis hiljem ja tegelikult nüüd siis eelmise aasta suvel otsustasid sa ühe otsa piletiga Portugali lennata. Kust tuli selline otsus? Seda, kus see otsus tuli, ma ei oskagi sulle täpselt öelda, aga mina ja minu sõbranna Killu jälle kuskil täpselt aasta aega tagasi, ehk siis 2022 kevadel millegipärast me mõtlesime, et miks mitte minna ühe otsa piletiga Portugali. Ma ei tea, kus see Portugal ikkagi tuli jälle, aga ma arvan, et kindlasti see oli mõjutatud sellest, et mul on seal sõbrad juba ees ja me oleme 3 aastat rääkinud, kuidas me saame uuesti kokku ja me tuleme teineteisele külla. Ei olnud veel seda juhtunud. Ja sai siis tehtud selline otsus, et me lähme ühe otsa piletiga Portugali. Nüüd 2022 sügisel. Ja me ostsime selle pileti ära maikuu alguses, lihtsalt selleks, et siis on see otsus tehtud. Piletid on esiteks odavamad ka ja meil on 3 kuud aega, et oma elu korraldada niimoodi, et me päriselt lähme. Et see ei tuleks rutakalt, sest et nüüd on ju see, et ma ei õpi, vaid ma töötan, et rääkida kõigiga läbi, seada oma elu siis võimalikult mugavaks ja samal ajal teha mingit sisseoste, mida on vaja teha. Ja see oligi siis elus selles mõttes esimest korda ka mul, et ma üldse ostsin ühe otsa pileti. Ma läksin oma sõbrannaga reisile ja samal ajal ma tegin
ma lubasin, et ma teen tööd samal ajal, seega ma teadsin, et see tuleb reis, mis paneb mu väga proovile. Ja samaaegselt ma enne selle reisi algust siis ma oma märkmikusse kirjutasin enda taotlused selleks, mida ma väga soovitan teha iga kord, kui sa lähed mingisugusele kas ühe otsa piletiga reisile või kuskile mujale, siis kirjuta enda jaoks siis, et miks sa sinna lähed, miks sa seda tahad, mida sa ootad sellelt reisilt. Sest tavaliselt see, kui me oma fookuse paneme, elu toob meile selle. Ja mina siis panin oma taotlused ka kirja ja sinna ma kirjutasin ka, et see ei ole minu jaoks reis, vaid ma nimetan seda rännakuks. Sest ma tegelikult tahtsin väga sisemist rännakut ja ma teadsin, et nii kaugele, kui ma lähen siis välismaailmas riikidesse, siis võrdselt ma lähen sügavutiga enda sisse rändama. Ja ma olin nii elevil, siis millegipärast ma teadsin, et see tuleb ka väga suur sisemine muutus ja rännak minu jaoks. Ja me siis läksime koos Portugali. Me olime Portugalis kokku 1,5 kuud. Ja me rändasimegi, olime Portos, minu seal sõbra juures. Siis me olime Lissabonis, olime väiksemates linnades nagu Coimbra, Aveiro, siis läksime täiesti lõunasse Albufeirasse ja siis tagasi Lissaboni. Ehk siis meil ei olnud tegelikult see üldse ette planeeritud, me teadsime ainult oma esimest sihtpunkti, me teadsime, me lähme Portosse ja me planeerisime kogu aeg kuskil maksimaalselt 2 nädalat ette, et meil oleks selline meelerahu, aga samal ajal ruumi spontaansusele. Ja samal ajal me siis tegime tööd ka ja me tegelikult alguses millegipärast mõlemad eeldasime, et Eesti suvi ja siis sa lähed siit otse Portugali ja Portugalis on mul ägedad sõbrad ja meil on Airbnb ja siis ma ei tea, laseme lõdvaks, paneme pidu, aga reaalsus oli hoopis see, et esimesed 9 päeva me olime täiesti, fookus oli suunatud enda sisse, me kirjutasime oma märkmikusse, me lugesime raamatuid, ma tegin joogat, me päevitasime, see oli hästi selline enda sisse suunatud reis. Et ju siis seda oli vaja jälle, et jätta ruumi sellele, mida sa lõpuks tunned ja mis nagu tuleb. Ja tegelikult ma siis tegin vahetult enne Portugali minekut veel ise otsuse, et ma millegipärast mõtlesin, et okei, Kelly, kui sa nüüd lähed Portugali, siis ma ei taha sealt tulla tagasi Eestisse, ma tahaks minna kuskile veel edasi. Ja ma tegin ise spontaanselt otsuse, et kas minna Mehhikosse või kuskile Indoneesiasse. Millegipärast Mehhiko tõmbas rohkem sellel hetkel. Jälle, mul ei olnud sellel hetkel mitte ühtegi inimest seal ees ootamas, mul ei olnud ühtegi plaani, ma lihtsalt mõtlesin, et miks mitte minna Mehhikosse. Ja siis ma vahetult enne Portugali ostsin pileti ära, jälle ühe otsa pileti Mehhikosse. Ja ehk siis, kui me lõpetasime oma Portugali reisi Lissabonis, siis ma sealt edasi lendasin otse siis Mehhikosse. Enne kui me veel jõuame Mehhiko juurde minna, siis ma küsiks veel sinu Portugali reisi kohta paar asja. Näiteks, mis oli su kõige lemmikum osa selle Portugali aja jooksul või Portugali jooksul, ütleme, Portugali kui riigi juures? Üks asi, mis ma sain aru, kui ma olin mingi hetk mõelnud, et tahaks mingit keelt õppida, aga ma ei olnud kindel, kas see on Hispaania, Itaalia või Portugali keel. Siis ma selle hetkel sain aru, et mulle ei meeldi portugali keel. Ehk siis ühe ma sain kohe maha tõmmatud. Kui see alguses oli tundunud selline ilus, siis kuna ma olin nii palju selle keskel, ma sain aru, et ei, see ei lähe. Aga ma armusin ära pastel de natadesse. Ma tahtsin just öelda seda, et ma arvan, et meie oleme 2 tulihingelist pastel de natade armastajad. Kahjuks küll, sest ega see väga tervislik ei ole, aga ma sõin vist iga päev lõpuks 2 või 3 tükki, eriti kui ma teadsin, et ma lähen siit varsti ära, siis ma veel ekstra sõin neid, viisin ise ennast teidile ja lihtsalt sõin neid näost sisse. Nii hea, kes ei ole veel proovinud või lähed kunagi Portugali, it's a must. Ja mitte, ma isegi olen üllatunud, et 1 või 2 tükki päevas mul oli, ma jalutasin 500 meetrit, siis ma olin kus saaks jälle saada. Ja see uskumatult hea. Alati väike espresso kõrvale, siis õhtul oled nagu elektriänes. Jaa, aga tõesti, Portugali linnad on niivõrd ilusad. Ma mäletan, ma kõndisin Lissaboni tänavatel. Ma nüüd väga ei oodanud, et jaa, Lissabon, ma lihtsalt kuidagi olingi hästi, mul ei olnud nagu eeldusi samamoodi, ma lihtsalt läksin vooluga kaasa ja ma lihtsalt jalutasin seal Lissaboni tänavatel ja ma mõtlesin, et ma elaks küll siin. Ma ei tuleks kindlasti siia vabatahtlikuna lihtsalt niisama, aga kui mul näiteks oleks mingi üliäge sõber siin või mingi üliäge tööasi, millega ma justkui, et ma peaks kolima,
siis ma ei tunneks ennast üldse halvasti kolides Lissaboni. Mul on veits kahju sellest, et ma tean, kõik räägivad, et Porto on imeilus ja minu sõber ise on ka Portos pärit, aga mul oli, kuna meie Airbnb oli Portos paar kilomeetrit eemal, siis me olime mingis mahajäetud mingisuguses huvitavas kohas selles Airbnb-ga. Aga mul ei õnnestunud väga palju Portot näha, seega selles ma olen täiega kindel, et ma tahan minna Portugali tagasi. Kes teab, võib-olla juba sellel aastal, aga et avastada Portot rohkem ja seda ilu, mida pakkuda on ja võtta mingeid surfitunde, asju, et tegelikult Portugalile nii palju pakkuda, et tõesti mul on tunne, et 1,5 kuud seal olla ei ole piisav, kui sa samal ajal töötad ja sul on vaja aeglasemalt reisida, mitte niimoodi, et ma saan olla hästi spontaanne ja päriselt jõuangi igale poole. Pluss ma tahaks kindlasti seda looduse poolt näha, et seda ma ka väga ei jõudnud näha. Ja arusaadav. Sa ise nüüd puudutasid ka korraks seda teemat veel, mis ma tahtsin järgmisena küsida, et nomaadielu ehk siis distantsilt töötamine samal ajal, kui sa reisid. Sa said siis päris mitu kuud seda kogeda, et kuidas see oli ja kuidas see välja tuli? Ütleme nii, et Portugalis seda oli märksa lihtsam teha, sest et ajavahe ei ole nii suur ja kui sul on sõbranna ka, kellega sa koos reisid ja kes ka töötab, siis te saate teineteist motiveerida, et no nii, me hommikul mõlemad teeme tööd, teeme hommikusööki, siis on meil kindel plaan ja siis me lähme sinna või siis me teeme midagi eraldi. Ja Portugalis seda oli minu jaoks üldse Euroopas, siis nüüd seda on väga lihtne teha. Mehhikos aga ma olin siis, võin juba ette ära öelda, ma olin 3 kuud lõpuks kokku Mehhikos ja no lõpuks ikka natukene igatsesid seda Eestis oleku lihtsa sellepärast, et näha neid inimesi näost näkku. 8 tundi ajavahe ja mul olid hommikul kell 6 koosolekud, mis siis Eestis olid kell 2. Mina pidin kell 5 ärkama, täiesti kottpime on väljas, kõik teised magavad, et mina siis saaksin oma koosolekut teha. Ja siis ka 5 minutit enne läheb net ära ja keegi ei tea, miks ta ära kadus. Telefoni net ka ei tööta. Ja sa lihtsalt istud siis sealt, et ütleme nii, et see paneb sind ikka väga korralikult proovile. Pluss Mehhikos oli ka see, et kogu aeg ju midagi põnevat justkui toimub ja sul on ikkagi mingid spontaansed plaanid ja siis pidi rohkem kindlasti ette planeerima, et sa pead olema kindlasti valmis selleks, et kindlasti ootamatus juhtub, on ju, et mis siis saab, kui mul läheb selle koosoleku ajal net ära. Ma pidin päris tihti ka mingeid asju ümber mängima enda jaoks. Kogu aeg ma pidin ekstra hoolega kalkuleerima mingisuguseid meilide ajastamisajad, et näiteks ma ajastan homseks meili, sest et muidu siin on kell 2 öösel, kui Eestis on kell, ma ei tea, hommikul vara, on ju, kuna meil peaks välja minema. Ja samal ajal need ajastamisajad olid ka nagu erinevad, et ma pidin kogu aeg kalkuleerima, arvutama, et ma saaksin õigel ajal need meilid pandud. Ja samal ajal ma mäletan, Eestis oli üks äge suur turundussündmus, kus siis mina tegin chati supportis, olin siis olemas ja ma veel võtsin meelega endale Airbnb selleks ajaks, kus peaks olema net ka, oli õnneks, aga see hakkas siis minu kell 2 öösel ja kestis minu 8 hommikul ja ma mõtlesin, et ma saan oma 1 tassi kohviga hakkama. No ma ei saanud, mul oli kell 4 hommikul, ma olin täiesti sooda, ma ei suutnud üldse fokusseerida ja siis ma küll mõtlesin, et minust ei ole väga üldse praegu kasu siin. Õnneks olid teised inimesed ka mul abis, aga et minu peal ei saa olla nii kindel selle konkreetse tööga siis, mida mina teen, kui ma olen nagu eemal võib-olla. Aga alati, selles mõttes mulle meeldib nii mõelda, et see on minu mindset, et alati saab hakkama. Kõik asjad on võimalikud, võib-olla natukene peadki rohkem planeerima, ette mõtlema, aga kõik on tehtav. Et minu jaoks on ka see, et kuna ma tegin sellist asja esimest korda, ma töötasin kaugelt, kui sa saad Mehhikos töötamisega hakkama, siis sa saad ükskõik kus maailmas töötamisega hakkama, sest et see ajavahe ju esiteks 8 tundi ja teiseks see, et Mehhikos tõesti sa ei saa olla mitte millegi peale kindel. Sa lähed kohvikusse, kus peaks olema Starlink, Wi-Fi, ülihea net ja järsku läheb see net ära. Ja siis mehhiklaste kohe saab korda, tähendab seda, et 3 tunni pärast ka võib-olla seda veel ei ole korras. Ehk siis, kui sa saad seal hakkama, siis sa tegelikult saad igal pool hakkama. Et mulle väga meeldis see väljakutse ja see, et ma sain sellega hakkama. Ja ma arvan, ma ise ei olnud ka Mehhikos suur abi, kui Portugalis te saite Killuga koos tööd teha, siis Mehhikos oli. Siit lähmegi kohe edasi sinu Mehhiko seikluste juurde, kui sa tulid Mehhikosse, et kirjutasid mulle ja Kelly alguses rääkis mulle, et
ja et mul on, et nüüd Portugalis oli mul selline periood ja et nüüd ma tuleks Mehhikosse ja kuidagi vaataks endasse ja ma olen mingi ühest kõrvast sisse, teisest välja, Kelly jõudis kohale, mõtlesin, täna me läheme peale, homme me läheme peale, siis me kohtume kõikide mu sõpradega, siis me kohtume ülejäänud sõpradega, siis me läheme kõigi nendega koos veel välja ja siis meil on veel see üritus ja see üritus ja see üritus ja siis Kelly sellest algsest plaanist ei jäänud midagi järgi, nii et lisaks ma lisan veel siia juurde. Aleksil oli korter, siis, kus oli ilusti wifi olemas. Millegipärast täpselt siis, kui mina sinna läksin ja mõtlesin, et nüüd ma sain nii mugavalt, ma ei pea mingi jooksma kohvikutesse, on ju uus riik, nagunii uus kultuur täiesti. Ma saan sinu juures tööd teha. Wifi kadus täiesti ära, me ei saanud vist järgmist nädal aega seda. Ja kordagi, mitte kordagi minu seal elamise ajal, mis oli juba mitu kuud enne sinu tulekut, ei olnud meil sellist probleemi. Ja just siis, kui Kelly jõudis. Siis järsku oli, meie ju ka alles siis olime just tuttunud, mul oli nii piinlik, et oh my god, et ma võtsin just endale mingi uue sõbranna koju täiega reklaamisin, et meil on ülihea wifi ja siis mitte midagi, täiesti null, isegi ei saanud telefoniga jagada. Jaa, täpselt. Mingi täielik error. Nii et peab olema valmis igasugusteks asjadeks, isegi mis tunduvad pealtnäha võimatud juhtuvad Mehhikos, või täitsa kindel olla. Ja nii et minust ei olnud väga palju kasu Kelly tööasjades, kui me olime Mehhikos. Aga Mehhiko oli sinu esimene reis üksinda Euroopast välja. On mul õigus? Täitsa õigus. On ju. Mis tunne see oli? Mis tunne sul oli näiteks lennukis istuda need mitmed tunnid? Oi. Ma olen nii elevil nüüd sellest rääkida. Aga jaa, ma ei olnud ju kunagi Euroopast välja liikunud. Ma ei olnud kunagi nii pika lennu peal üldse olnud, mis oli siis, ma ei tea, 10-11 tundi, midagi sellist. See kindlasti väga aitas, et ma olin Aleksiga siis enne Zoomi videokõne teinud. Ma küsisin sult hästi palju küsimusi, ohutuse ja kõige muu kohta, mida mul oleks vaja, dokumentatsioon, et see kindlasti väga palju aitas mind, sest kui sa hakkad guugeldama, siis see võib sind väga ära hirmutada, kui sa satud mingitele valedele lehekülgedele. Ja ega mul vanemad ka võib-olla natukene kartsid ikka, mis on täiesti õigustatud, aga sa kindlasti tõmbasid mu hirme maha. Ja selles mõttes ma mäletan, ma olin selle lennu peal ja mu elevus oli täiesti mingi level 200. Aga juba siis, kuna ma läksin niimoodi, ma läksin Lissabonist Hispaaniasse ja Hispaaniast me läksime siis Mehhikosse, siis minu meelest enamus inimesi, 99% olid siis hispaania keelt kõnelevad inimesed ja mul oli tunne, et ma olin ainukene, kes inglise keelt rääkis ja ma küll olin natukene Duolingos siis õppinud hispaania keelt, et kafe ja tee ja sellised asjad. Muy bien ja gracias ja ma ei julgenud rääkida. Ma julgen öelda, et ma olen inglise keeles suht hea, et inglise keelt ma räägin ladusalt ja julgen seda rääkida. Minu üllatuseks ma nii kartsin ja ma ikkagi mõtlesin, Kelly, proovid midagigi öelda hispaania keeles. Tegelikult sa tead, kuidas on tee, on täpselt samamoodi. Ja ma ikkagi ütlesin inglise keeles, et ma kuidagi mingi närv tuli sisse ja siis ma hakkasin aru saama, et issand jumal, aga Mehhikos ju räägivad kõik ju hispaania keelt ja ma ei oska sõnagi. See Duolingo ei aita mind seal. Ma reaalselt ei oska lauseid formuleerida, ma ei oska mitte midagi. Et õnneks see aitas mind väga palju, et mul oli keegi seal ees ja võib-olla ka jällegi samal ajal see võttis seda mult ära, et ma ei uurinud nii palju Mehhiko kohta. Et jah, ma vaatasin YouTube'i videosid, ma tegin oma researchi, ma küsisin sinult küsimusi, aga kuna ma teadsin, et seal on inimene, kes nagunii aitab mul saada punktist A punkti B, kes on minu turvaisik, kes mind aitab, kui mul on küsimus, siis ma ei tegelenud sellega nii palju, aga seda ma küll ütlen, et kui ma oleksin üksinda sinna läinud, ma arvan, et ma oleksin päris palju nutnud, ma oleksin päris mitu korda sattunud paanikasse, mida teha, kuhu minna, kus ma olen, sest see oli tõesti nagu väga kuidagi teine maailm. Aga tänu sellele, et mul olid sina seal kõrval eestlane, kellel on kogemus Mehhikoga, see võttis lihtsalt, et ma ei pea ise mõtlema, vaid mul on reaalselt inimene, kes mõtleb minu eest ja kes viib mu kurssi kõigega, millega ma pean olema kursis. Aga samas ma jällegi ütlen, et kui sa reisidki üksinda kuskile, siis tegelikult see on uskumatu, kui sõbralikud on inimesed ja kui abivalmid, sest tegelikult on kõik nii elevil, eriti ma mõtlen, kui sa lähed Mehhikosse, sa tuled kuskilt Eestist
keegi pole kunagi kuulnudki sellisest kohast ja nad on mingi oh my god, sa tulid meie riiki külla ja nad teevad kõik, et teha sulle nagu, kui sa leiad muidu kõigid inimesed, skämmerid, neid on ju ka iga nurga peal, aga kui sa leiad need õiged inimesed üles, siis kõik on üliabivalmid. Aga muidugi, kui on kedagi ees, siis on alati natuke turvalisem tunne endal sees olemas. Ja sest tegelikult ju mu algne plaan oli see, et mul ei olnudki plaane Mehhikos, mul ei olnud ühtsegi inimest, keda ma seal tean, aga meie ühine sõbranna Carmen, shout out to Carmen, viis meid kokku ja ma ei olnud isegi öelnud talle, et viimid kellegagi kokku või kas sa tead kedagi. Ja ta ütles, et mul on sõbranna seal ja ma lihtsalt võtsin sinuga ühendust, et olla paar ööd äkki sinu juures. Ja siis sa ütlesidki mulle, et oota, aga üks suur justkui püha mehhiklaste jaoks hästi oluline Dia de Muertos ehk siis surnute päev on just peale seda, kui ma plaanin ära minna, et siis jää kauemaks ja ülla ma jäin hoopis siis kuskil 20 päevaks sinu juurde. Noh, tänu millele meil tekkis see podcast idee ja kõik, aga see kindlasti kuidagi andis mulle selle õige tõuke, sest et sealt edasi ma ju läksin üksinda, lendasin Puerto Escondidosse edasi. Ja, kus me ka lõpuks tegelikult päris paar nädalat reisisime koos seal ümber ka ringi. Ja. Aga siis Puerto Escondidos oligi sinu esimene hosteli kogemus ka, onju. Ega mina olen täiega hostelite, kuidas ma siis ütlen, pooldaja. Hostelite pooldaja, totaalne fänn, mul on kõige suurem hostelite fänn, siis sinul jäi see hetkel viimaseks vist, onju. No, selles mõttes mul on olnud üks hosteli kogemus. Ma praegult ei kutsu sinna tagasi ja kui ma pean minema, siis muidugi ma lähen ja muidugi ma olen avatud, aga noh, kõik see algab sellest, kus sa oled enda mõtetega. Kui avatud sa oled ise, on ju, et kas ma lähengi sinna, ma vaatangi ringi, seal on äge inimene, ma lähen teen temaga juttu. Või siis sa juba kuidagi oled endasse tõmbunud ja tegelikult see on ka teistele märk, et okei, me ei lähe selle inimese juurde. Seal oli väga ägedaid inimesi, mul oli väga äge hostel. Aga ma tunnen, et kuna see oli ju siis, kui ma läksingi üksinda siis Puerto Escondidosse peale seda, kui ma olin Mexico City's sinu juures olnud, siis ma olin 2 nädalat üksinda Puerto Escondidos, mille üle ma olin väga elevil. Alguses ma olin siis ühe inimese juures, kellega ma olin juba täiesti spontaanselt Portugalis kohtunud, siis ma läksin, võtsin Airbnb. Ja siis ma otsustasin, et okei, Kelly, nüüd on see aeg. Sa lähed hostelisse, sa õpid seda reisi, rändamise elu aga mul on tunne, et kuna ma olin nii palju suhelnud inimestega, siis see sattus täpselt sellisele ajale, kus ma ei viitsinud inimestega suhelda ja ma juba läksin sinna hostelisse selle mõttega, et ma ei hakka tegema juttu inimestega, isegi kui keegi tuleb minuga juttu tegema, ma ei viitsi small talk'i teha. Ja mul olid kuidagi mingid oma inimesed kuskilt läbi mingite muude connectionite tulnud, ehk siis ma ei olnud ise avatud ja samal ajal kohe pärast hostelit ma ka korraks jäin haigeks, seega ka see mõjutas, sest ma olin liiga kaua päikese käes, aga selles mõttes ma kindlasti annan veel selle võimaluse, aga näiteks fun fact praegu, kui ma siia Rootsi tulin Alexile külla, siis mul tegelikult ka see lennuk jõudis nii hilja, et ma pidin tulema kas ööbussiga siia Jönköpingusse, kus me oleme praegult, või siis tulema hommikul bussiga ja oleks ju võinud minna hostelisse ja veeta öö seal, aga millegi pärast ma tundsin, et tead, võtan pigem selle ööbussi, et ma ei ole praegult oma headspace'iga seal, et minna hostelisse. Ja ma arvangi, et see oleneb täiesti inimestest ka ja et kus sa parasjagu oled omadega, sest mulle tundub, et kui ma olen kuskil nagu koduses piirkonnas või koduses keskkonnas, ütleme siis mul on natuke rohkem seda, et mul on vaja oma aega ja kui ma reisin, siis mul puudub personal space, ma olen hüper sotsiaalne, ma pean kõigiga rääkima, kõik, kes minuga rääkima tulevad, ma räägin nendega, ma tahan kõigiga kõike kogu aeg teha, ma muutun minu meelest inimesena täiesti palju, aga samas ma saan täiega aru, et üks hetk see on täiega väsitav ja kui ta muidu võib-olla annab energiat, siis üks hetk ta paratamatult hakkab seda energiat ära võtma, kui sa võib-olla ei ole endaga piisavalt palju. Ja ma ütleks, et Mexico City's ka ma ikka sain sind korralikult väsitada kõigi nende uute inimestega, kellega ma sind tuttavaks tegin. Tudengid ju kõik. Tudengid täiesti segased kõik on ju peast.
Nii et täiesti arusaadav, aga ma ikkagi ka arvan, et sa pead andma uue võimaluse sellele ja millalgi just võib-olla peale sellist perioodi, kus sa oled saanud oma ette olla ja sa tunnedki, et sul on see suur kihk ja soov minna ja tutvuda uute inimestega ja tead, ma kindlasti julgen lubada, et ma tahan ja ma lähen hostelisse ja ma lähen niimoodi hostelisse, et ma lähen ja teen ise juttu kellegagi, mis on minu jaoks väga suur asi, sest et ma tavaliselt ootan, et teised tuleksid minu juurde, mis tavaliselt alati ka töötab, aga täpselt see jälle enda mugavustsoonist välja minek, et Kelly, nüüd sa lähed ja sa näed, seal on mingi inimene, mine räägi temaga. Et seal ei pea mingit justkui eesmärki, lõppeesmärki olema, aga kuna ma lihtsalt igal pool näen ja kuulen, kuidas inimesed räägivad, kui äge on hosteli kogemus ja kuidas neil tekkisid sellised spontaansed seiklused ja nad leidsid endale sõbrad sealt ja läksid kuskile sealt edasi ja see tundub nii äge ja ma tean, et see on sealsamas olemas. Ma lihtsalt, see algabki kõik minust endast, ma ise pean olema avatud sellele ja ma teen selle ära. Ma luban sulle ja ma luban sulle, kes seda kuulad, kui see hetk tuleb, ma annan sellest kindlasti teada. Väga õnneliku näoga. Võib-olla me lähme koos su järgmisele, siis ma õpetan sulle, kuidas seda õigesti nautida. Täpselt õpetab mulle ja siis lähed vaatad kuskil kaugemalt, no ei Kelly, nüüd mine tee seda. Okei, Alex, lähme. No peaks tegema sulle challenge listi, et kõik asjad tegeli hostelist. Fun fact minu kohta, ma armastan challenge'id, väljakutseid, ehk siis kui keegi teeb mulle väljakutse, siis palju suurem tõenäosus, et ma teen päriselt selle ära. Nii et jah. See jäi praegu siin, lindistasime üles, see on meie plaan nüüd. Me läheme sinuga koos hostelisse ja teeme mingi... Eestis hostelis. Aga kujuta seda, et Eestis hostelisse minna, siis sa kohtad kõigi nende välismaalastega, kes on Eestisse tulnud. See kõlab ju nagu ka täiesti oma ette plaan. Sa enne mainisid ka, et sa olid Mehhikos olles ka haige vahepeal. Kuidas see oli? Kas see tekitas, kõige rohkem mind vist huvitabki, et kas see tekitas mingisugust reisitüdimust ja koduigatsust ka natuke või? Ma olin 2 korda haige ja ma mõlemad korrad alguses ei saanud aru, miks see oli, sest et ma olen inimene, kes on väga terve, välja arvatud praegu, kui mul on natukene hääl ära, aga ma olin liiga kaua päikese käes, ehk siis alati kanna mütsi, joo piisavalt vett. Mina ilmselgelt mütsi ei kandnud. Päiksekreemi kasutage, kui te lähete kuskile, kus on vähegi päikest. Absoluutselt. Ja need mõlemad korrad alguses siis peale seda esimest hostelikäiku ma olin haige palavikus. Niimoodi, et ma olin täiesti üksinda. Mul ei olnud sina ja sinu sugulane Susanna siis ei olnud veel tulnud sinna Puerto Escondidosse, kus me varsti kokku saime. Ehk siis ma olin täiesti üksinda ühes Airbnb's esimene kord. Õnneks mul oli kõrvaltoas üks äge Saksamaalt pärit ema 2 lapsega, kellele ma siis rääkisin, et ma olen haige ja ta oli ülitoetav ja ta küsis, mida ma poest tahan ja tõi mulle laimi ja tõi mulle küüslauku ja ütles, et mida iganes ma vajan, andis mulle oma telefoninumbri, ehk siis jälle lihtsalt elu toob sinuni, kui mul ei olnud mitte kedagi, nagu kes saaks minu eest poodi minna või midagi ja ma mäletan, ma läksin korraks poodi, et osta endale ühte mahlas, ma ei leidnud üldse isu ja Mehhiko see üks suurem toidukauplus seal Puerto Escondidos, tund aega oled järjekorras, sest et lihtsalt ei liigu edasi. Ja ma mõtlesin, et ma minestan kohe ära, ma kukun kokku siia, aga õnneks ma suutsin ikkagi sealt lõpuks koju tagasi jalutada. Aga tõesti, see oli nii hea, et tema seal oli. Ja teine kord, kui ma jäin isegi rohkem haigeks, jälle ma olin liiga kaua päikese käes, ilmselgelt ei õppinud enda vigadest. See oli... Siis ma olin juba siis Susannaga koos, ehk siis sina olid juba ära läinud Eestisse ja õnneks siis oli tema minuga, aga siis ma olin nädal aega täiesti väljas. Ma olin nõrk olla, ma ei tahtnud üldse süüa, ma jõin ainult vett, aga see oli hästi huvitav, kuna see oli minu jaoks hästi huvitav aeg. Mul, nagu ma varem ka ütlesin, siis mul ei teki koduigatsust, mul ei teki pereigatsust, et ma olen kogu aeg olnud nagu seal, kus ma olen, aga jällegi samal ajal, kui ma siis tulen korraks tagasi nende taotluste juurde, mida ma seadsin oma Portugali ja Mehhiko pikaks reisiks, mis kokku kestis kõik 4,5 kuud, siis minu taotlus, kuhu ma tahtsin jõuda, oli see, et ma leiaksin kodu enda seest ülesse. Mis tähendab seda, et mul ei tekiks seda fear of missing out ehk FOMO, mis mul oli kogu aeg Eestis olles.
kuskil mujal on parem kui siin, kus ma olen praegult. Ja ma tundsin seda isegi siis, kui ma olin Portugalis, siis kui mu sõbrad tegid Eestis midagi ägedat, miks ma seal ei ole. Mul oli nii õnnelik, et ma olin seal, kus ma olin. Aga mingi osa minust oli, et ma tahaks seal olla. Ja Mehhikos oli ka seda niimoodi vahelduva eduga. Ja see hetk, kui ma jäin teist korda ka päris normaalselt haigeks, siis midagi mu sees jälle loksus paika. Ja ma mäletan, ma kustutasin isegi Tinderi ära. Ma olin käinud päris paljudel date'idel. Ja kuidagi, et see järsku see, et mis toimub nagu väljaspool ja minust eemal, see enam üldse ei huvitanud mind. Ja ma olin esimest korda, ma tundsin, et mul on nii hea olla siin, kus ma olen praegult ja ma tunnen ennast nagu kodus. Ja ma lihtsalt olin nii õnnelik, kui ma jõudsin selle mõtteni, sest mul tuli meelde, issand, see oli see, mis ma kirjutasin kõik need kuud tagasi ja mul oli see vahepeal meelest ära läinud. Ja nüüd jällegi, et kõik juhtub põhjusega, kõik pidi juhtuma, ma pidin haigeks jääma, ma pidin olema päikese käes nii kaua, et ma nüüd jõuaksin siia, et ma ei saanudki minna selle hetkel, ma olin kogu aeg voodis. Mu sõbrad siis, kellega me olime tuttavaks saanud, uued sõbrad, nemad käisid igal pool ringi ja mina ei saanud nendega kaasa minna. Ja samal ajal mul oli nii hea meel, et ma ei tunnegi, et ma hullult tahan minna, sest et Kelly, sa peadki olema praegu siin iseendaga. Sa teadsid enne selle rännaku algust, et see on rännak enda sisse sama palju kui endast välja ja see praegult ongi see protsess, mille sa pead läbi tegema. Ehk siis mul sellel hetkel, kui sa enne küsisid, kui ma jäin haigeks, mul ei tekkinud koduigatsust, ma leidsin kodu enda seest ülesse. Mul tekkis koduigatsus, mitte selles mõttes, aga jaanuarikuus, ehk siis ma reisisin jaanuari lõpuni, olin Mehhikos, aga jaanuarikuus mitte koduigatsus, vaid mul hakkas tekkima see teadmine enda sisse, et ma olen valmis minema Eestisse, et justkui et minu eesmärk, miks ma siia tulin, minu need õppetunnid, ma saangi need kätte ja jaanuari lõpus ma peangi minema Eestisse, ehk siis ma kuidagi hakkasin ennast ette valmistama Eestisse minekuks. Aga jaanuaris mul oli muidugi veel üks viimane suur katsumus ja väljakutse seal Mehhikost. Selleni me kohe jõuame, aga selle jutu jätkuks veel nii palju, et seda on nii äge kuulda tegelikult, sest et see on ebamugav tunne, kui sa ei ole oma kodus ja sa oled haige ja sa ei tea täpselt, mida teha või kellelt abi küsida, eriti kui sul ei ole veel kedagi ümber ka, nii et ülisuur respekt ja väga äge, kuidas sa seletasid ka, et sa leidsid kodu endas. Ja ma võib-olla ütleksid veel ühe asja juurde, et tegelikult kui ma otsustasin, et ma lähen Mehhikosse, kõige algselt ma olin planeerinud, et ma lähen jõuludeks tagasi Eestisse. Aga siis midagi minu sees ütles, et Kelly, kui sa juba lähed Mehhikosse, nagu kui sa juba lähed nii kaugele, ole kauem kui see 2 kuud ja ma pikendasin ka oma reisi siis, kui ma ostsin novembrikuus lennupileti tagasi, ma ostsin selle hoopis jaanuari lõpus tagasi Eestisse. Aga sellega tuligi see lihtsalt, et ma olen 22 aastat siis oma elust pidanud jõule koos kodus perega, lumi on maas, sul on mingi metsamaja, sul on saun, sul on kamiin, sul on mängud, asjad, laulud ja ma tegelikult väga kartsin seda jõulude aega, et äkki mul siis tekib koduigatsus. Ja üllataval kombel ma mäletan seda hetke, kui olid jõulud ja ma ütlen, Puerto Escondido, see on Mehhiko läänerannikul ja surfarid ja surfilained ja inimesed panevad pidu kogu aeg ja see on selline linn. Hästi palju kohvikuid, asju on seal, hästi mõnus muidu. Aga see on kõige jõulude kaugem linn üldse, kus on võimalik olla jõulude ajal. Võib-olla natukene rohkem peresid liigub seal ringi sellel hetkel. Aga ma mäletan oligi vist 24 detsember ja ma võin kohe, mul on siin üle märkmik ees ja ma kirjutasin siis oma märkmikusse sellel hommikul, kui ma Susannaga istusin siis ühes kohvikus, ühes lemmikkohvikus, kus siis müüdi saiakesi ja kohvi ja igasugust Red Velvet kooki ja seal oli nagu reaalne pagarikoda. Ja mu mõtted siis sellel hetkel, ma olen hästi suur kirjutaja. Häid jõule. Jah, jõulud on. Suudan ma seda uskuda? Ei. Ma elan just kui teises dimensioonis siin Mehhikos, kus pole kohe kindlasti 24 detsember. Ja kartsin seda päeva kõige rohkem. Kartsin igatseda kodu, lund, pere ja sõpru. Kartsin igatseda naeru, sauna, metsamaja, jõululaule. Ja siin ma nüüd olen. Täielikus rahus, täielik täituvus, tänutunne. Minu süda on nii täitunud.
ma olen nii tänulik, et minu pere on koos ja naudib, naerab, lihtsalt on. Ja ma olen nii tänulik, et mina olen siin, mitte seal. Naudin teistmoodi jõule nii väga. Kindlasti mängib suurt rolli Sussu ehk siis Susanna siin olek. Mul on temaga nii hea ja vaba olla. Me oleme enda eluga nii sarnases kohas ja see toetab meid mõlemat nii väga. Aitäh, elu! Joon enda amerikaanot, kuulan inimeste saginat, automüra ja rahulikke jõululaule, sest just siin ma tahangi praegult olla, mitte kusagil mujal, siin. Nii mõnus, minu kõige lemmikum asi on kuulata Kelly sissekandeid oma väiksesse märkmikusse. Nii mõnus, nii tore. Ma arvan, see üles kirjutamine on üks ülihea harjumus, mis sul on. Ma tunnen, ma olen ise kirjutamises väga kehva. Ma alustan hästi suure tuhinaga, ma pean vastu 5 päeva. Ja see ongi võib-olla see, et mitte suruda ennast selles, aga mis ka mind motiveerib seda tegema, on see, et okei, me saame teha pilte, me näeme, mis toimus väliselt, me saame teha videosid, me kuuleme ka, me saame selle hääle, me saame palju rohkemat kogeda, mis siis selle hetkel oli. Aga kui ma kirjutan, siis ma näen selle, ma jõuan selle inimese sisse, ma jõuan sügavusse, mida mitte kunagi ma ei anna edasi ühegi pildi või videoga. Ja ma armastan enda mõtteid siis kunagi tulevikus lugeda ja ma saan täpselt aru, kus ma siis kunagi olin versus see, et ma vaatan mingit pilti, see annab mulle nii palju infot edasi. Nii võin oma tunne, mul tulevad külmatäpid peale. Nii ilus. Aga kui Puerto Escondido oli läänerannikul Mehhikos, siis jaanuaris sa lendasid hoopis idarannikule. Sinna, kuhu suur osa võib olla turiste kogunebki kokku Cancuni piirkonnas. Aga ma arvan, et sinu reis sinna oli hoopis teistsugune kui võib-olla tavasuvitaja reis. Kui sa tahad kiirelt korraks rääkida meile, miks sa läksid sinna poole Mehhikot? Ja ma juba alguses, ma teadsin, ma lähen Mexico Citysse sinu juurde ja siis, et kuhu ma sealt edasi lähen. Kas ma lähen läänerannikule, mis oligi minu jaoks Puerto Escondido, või siis ma lähen idarannikule, Tulum, Cancun, sellised kohad. Aga ma olin päris palju vaadanud YouTube'i videosid ja guugeldanud juba tegelikult ammu enne seda, kui ma teadsin, et ma lähen üldse Mehhikosse. Ja seal ka inimesed võrdlesid neid kahte. Ja soovitati väga tegelikult eriti digital nomadil, ehk siis inimesel, kes siis töötab samal ajal, reisib seljakotiga, soovitati minna Puerto Escondidosse palju rohkem, lihtsalt, sest seal on odavam. See ei ole veel nii populaarne, sest nagu me teame, väga palju USA turiste teevad reise siis sinna Tulumi igale poole, seal on isegi hinnad ju dollarites ka. Et see minu jaoks kohe kuidagi läks listist maha, ei tundunud nii atraktiivne, ma tahtsin näha rohkem seda kohalikku elu. Aga põhjus, miks ma läksin Cancuni ja tegelikult veetsin seal kokku vist mingi 8 päeva, oli üks retriit, kuhu ma kandideerisin juba siis, kui ma olin Portugalis. See oli ayahuasca retriit, ehk siis üks, ma nüüd räägin, vabandan nii estonglishit, kui vähegi saab, aga plant medicine, ehk siis taimne meditsiin on ju. Ja midagi minu sees enne Mehhikosse minekust juba oli, et ma olin juba enne seda selle kohta väga palju uurinud, aga et Kelly, sinu Mehhiko reis ei ole täielik, kui sa ei tee ayahuascat seal, kui sa ei lähe sinna retriidile kuskile. Ja millegi pärast ma leidsin ideaalselt kuupäevadega sobiva retriidi jaanuarikuusse ja see kõik läkski nii vooluga niimoodi, et kui mul oligi mingisugune peopaneku faas, siis mul oli endasse vaatamise faas, mis siis lõppeski kõik kirsiga tordil, ehk siis selle ayahuasca retriidiga, mis oli siis täielikult enda sisse minev aeg ja siis Eestisse tulek. See ayahuasca retriidi lugu on nii põnev, mis sa mulle oled ka juba rääkinud tegelikult. Et ma arvan, et täna võib-olla me ei puudutagi seda teemat rohkem, sest et muidu tuleks see osa veel 3 tundi umbes. 3 tundi veniks veel pikemaks, et võib-olla ühel hetkel teeme sellest eraldi osa, kus sa saad rääkida oma kogemusest. Ja, et kui me enne siin mainisime seda märkmikusse kirjutamist, siis
noh, seda ma võin öelda, et meil oli seal 3 tseremooniat selle retriidi ajal. Noh, ayahuasca, kes siis ei ole tuttav, siis see ongi siis Amazonase vihmametsas, ütleme Lõuna-Ameerikas siis kasvav. Et see nagu kasvab seal, see on siis 2 taime lehtedest kokku segatud nagu mahl või mingisugune möks. Ja siis sa nii-öelda keedad seda ja siis on siis psühhedeelne, see sisaldab siis DMT-d, mis on siis hallutsinogeenne siis compound ehk siis midagi sellist aine, midagi sellist ühesõnaga. Ja ühesõnaga, et see on seal, seda on aastatuhandeid kasutatud siis väga, see on hästi püha. Et seda kindlasti, seda väga austatakse seal. Ma nüüd täpselt ei mäletagi, mis ma siit öelda tahtsin sellega. Ühesõnaga seda, et ma kirjutasin ka peale igat tseremooniat endale väga põhjalikult märkmikusse, mida ma kogesin, mis juhtus. Aga kui sa oleksid huvitatud sellest, et ma tegelikult hõikasin selle oma Instagramis ka välja, et ma lähen sinna, aga ma rohkem seda teemat seal ei puudutanud, et kui sa tunned, et see oleks midagi, mida sa tahaksid kuulda ja kas selles protsessis, mis toimus pärast seda tseremooniat, ehk siis nüüd need paar viimast kuud, mis on minu jaoks väga, väga huvitavad kuud olnud, et siis anna märku ja me jätame selle meelde ja kui piisavalt inimesi oleks huvitatud, siis võime vabalt midagi teha. Väga äge. Mina olen huvitatud. Mehhiko kohta veel üks viimane küsimus, et sa olid seal ka ikkagi, kui kaua sa olid seal kokku? 3 kuud. 3 kuud. See on päris pikk aeg, et kuskile reisile minna, sinu puhul siis rännakule. Kas sai Siiber või plaanid sa tagasi minna Mehhikosse? Kindlasti tagasi. Nagu ma teeksin võib-olla natukene teistmoodi mingeid asju, võib-olla planeeriksin rohkem, paneksin rohkem raha kõrvale, sest praegult ma väga toetusin selle peale, et aga ma ju teen tööd samal ajal, ma ju elangi nagu sellest palgast ära, aga tegelikult ma ikkagi nüüd, kui ma läheksin kuskile pikemaajaliselt reisile, ma paneksin natukene raha alguses kõrvale ja ma tegelikult, me teame, et Mehhiko on ka väga tuntud oma senootede poolest, on ju, ehk siis maa-aluste veekogude poolest, on ju. Et ma ei jõudnud ühtegi neist külastada. Ma tahaksin mäkke ronida, ma tahaksin vulkaane näha. Ma kuidagi nii palju just seda looduse poolt, mida ma tahaksin näha ja Mehhiko on ju nii suur ja imeilus riik. Nii rikkaliku looduse ja vaatamisväärsustega. Ja me jõudsime sinuga püramiidideni, aga rohkem väga ei jõudnud. Aga jaa, selles mõttes ma kindlasti teeksin natukene rohkem oma researchi, sest et tegelikult ju üks huvitav fakt on ju veel ka see, et kui ma läksin sinna Cancuni, siis ma mõtlesin, et mul oli 4 päeva siis Cancunis enne seda retriiti, et ma tahaks nagu mingit seiklust, et lähme couchsurfing, et ma läheksin couchsurfima. Ja ma olin varem ühes käinud, see oli siis Portugalis koos sõbrannaga ja see oli väga meeldiv kogemus, see oli väga mõnus, meil oli üks noor paar, kes meil hostis ja siis ma mõtlesin Mehhikos ka, et okei, aga lähme nüüd üksinda. Kelly, sa oled iseseisev, naine, sa saad hakkama kõigega, sul on kohe reis läbi, nii et nagu kogu veel neid kogemusi, kogu veel mälestusi, kuni sa saad, et lähme siis enne retriiti couchsurfima ja ma siis ülipalju erinevaid võimalusi oli mul ja ma siis valisin kellegi, kellel oli hästi palju positiivseid tagasisidet, kellel oli üliäge kirjeldus, ma mõtlesin, et issa, me saame nii ägedatest asjadest rääkida ja kuidagi see vestlus läks üli nagu sujuvalt edasi ja samamoodi tuli siis mulle vastu bussijaama, kui ma olin lennuki pealt maha tulnud ja bussiga siis Cancuni sõitnud. Tuli mul ilusti vastu, ta oli sõbranna kaasas, oli siis kuskil 40-ndates mees, ma arvan. Ja ühesõnaga, alguses oli kõik väga tore ja ma jäin siis selle mehe juurde 4 ööks. Ta elas sellises kontori majalaadses hoones, 2-korruseline, ehk siis allkorrusel on tema kontor, ta on lastearst. Ja näitas mulle, kus siis mina magan, üleval korrusel selline vana arstikabinet, valgete nende lampidega, täiesti tühi, värvilõhn on sees, ma mingi okei, mida kuidagi veidram, seda parem,
et mul ongi vaja kogemust saada ja andis mulle siis ühe teki, pani maha, ehk siis mul ei olnud voodi, mul oligi tekk ja siis ta andis mulle mingi padja, ma mingi davai, nagunii ma lähen siit kohe retriidile edasi, et teeme siis nii, ikkagi üliavatud igasugusele kogemusele ka. Ja siis me vestlesime temaga ja siis hakkas tulema veidikene, ma ei tea, mingisuguseid nagu punaseid lippe, et need, kuhu need teemad läksid ja see, et ta tahtis must pilte teha ja jällegi iga asi on õppetund. Aga eks ma ikka olin, et okei, ikka davai, tee. Ja siis ta tegi neid muidugi ebamugavalt palju neid pilte, aga juba alguses tegelikult, kui ma läksin sinna enda ruumi siis, kus ma magasin, täiesti tühi ruum, kellegi vana kabinet. Ja siis ma vaatasin, et üleval on kaamera. Ja siis ma mingi, okei, see ikka ei tööta ju, see kaamera. Ma näen, kus punane tuli on, aga ma ei tea midagi nagu niimoodi kaameratest, et see ikka ei tööta. Ja siis ma lasin sellel olla. Ja siis oli vist teine või kolmas päev, kui me olime seal korraks tema kabinetis. Ja siis ma nägin, et tema seal on monitor siis kõrval, kus olid erinevad kaamerapildid. Ja siis ta oli tüdruksõber ka ja siis ütles mulle, vabandas ennast korraks, et oota, ma käin 2 minutit üleval korrusel ja mu tüdruksõber on seal. Nad ise muidu kogu aeg olid koos tüdruksõbraga, hängisid seal tema kontoris. Ja siis mul on prille ees, ega ma ei näinud kaugel, aga siis kui ta läks sealt ruumist välja, siis ma ruttu jooksisin monitori juurde ja ma vaatasin. Ja siis ma nägin, et mingi must-valge tuba on siin, mis on täpselt nagu minu tuba. Siis ma sain aru, et okei, ta näeb mind kaamerast ja kaamera töötab. Ja see oli must-valge, see oli nii kvaliteetne pilt, see oli nagu viimase aja kaamera vist. Ja see oli must-valge sellepärast, et mul tulesid ei põlenud, aga muidu ta nägi tervet mu tuba ja ma olin juba seal paar ööd maganud. Ja ma ei julgenud talle kuidagi nagu öelda, nagu ma mõtlesin, kust ma alustan, mida ma ütlen, et seal olid juba varem ka mingid teemad tulnud, mis olid minu jaoks nagu üle piiri astumine, aga mina ikkagi proovisin olla hästi avatud. Ma olen siin, mul on kõigest paar ööd vaja veel üle elada. Kuigi kui ma sellest oma paarile sõbrale rääkisin, nad ütlesid mulle kohe, et Kelly, mine kohe ära sealt. See ei ole turvaline, see ei ole okei, see ei ole nagu lihtsalt mine. Aga kuna mul hakkasid ka rahad otsa saama, siis ma ikkagi proovisin endale öelda, et sa elad üle. Pluss ma tegelikult väga usaldan ja kuulan oma sisetunnet nendes olukordades ja minu sisetunne ütles mulle, tegelikult on kõik hästi, sa ei ole ohus. Ma väga kuulasin seda, jah, mul oli väga häiriv seal olla, kui ma teadsin, et see kaamera on seal ja olla samal ajal seal toas. Aga ma väga usaldasin oma sisetunnet ja kui ta oleks karjunud, et see on punane lipp, ma oleks kindlasti sealt välja ära läinud. Aga ma ei läinud ja ma jäin siis sinna 4 ööks ja oligi siis niimoodi, et 3. päeva õhtul vist ma olin terve päev veetnud Cancuni peal üksinda, sest ma ei tahtnud sekunditki seal toas olla, vaid magasin seal ruumis niimoodi, et ma käisin vetsus riideid vahetamas ja kõike tegemas. Ja ma tulin siis koju tagasi, pesin siis, tal ei olnud korralikku kööki ka ja mul oli just eriline siis nii-öelda dieet, eriline toitumine, mis ma pidin hästi tervislikult toituma tänu sellele retriidile, mis hakkas. Ja ma tulin siis vetsust välja, pesin just nõud ära, siis see täpselt nagu filmis, siis see mees oli otsesel ukse taga ja ma natuke ehmatasin, okei, siis tal oli telefon käes. Ja ta muidugi oli enne mulle ka öelnud, et Kelly, sa oled kõige ilusam naine universumis, kõige ilusam naine, keda ma üldse kunagi tean. Endal oli siis tüdruksõber olemas. Väga veidraid asju rääkis ja siis tal oli telefon käes ja ütles mulle, et tead Kelly, jälle, kuna sa oled kõige ilusam naine, keda ma kunagi näinud, siis ta võttis oma telefoni, et ma tahan sind mäletada siin oma peas, mitte siin telefonis. Ma ei tea, miks ma ei olnud talle selle hetkel mitte midagi öelnud. Ma arvan, ta võis mu käitumisest aru saada, et ma ei rääkinud talle mitte midagi temaga, ma käisin kogu aeg väljas ja siis ta näitas, kuidas ta kustutab kõik pildid ära, mis ta oli teinud ja ütles, et ja ma lülitasin monitori välja ja siis oli see hetk, kus ma küsisin talt, miks sul on kaamera toas, kuhu sa kutsud sadu ja sadu couchsurfereid, kus sul on neiud, kes käivad, noored naised üksinda, kes käivad couchsurfimas ja siis ta, kristlik ka muidugi see mees, vabandas, ütles, et jumala eest ma luban, ma ei vaata neid ja seal oli paar kuud tagasi üks inimene, kes töötas ja siis see kaamera lihtsalt jäi sinna. Miks sa ei öelnud siis mulle midagi sellest, nagu see ei ole mitte kuskilt otsas loogiline, siis ta veel ütles mulle, et nüüd sa saab mind usaldada, Kelly. See oli kohe veel suurem punane lipp kui varem ja ma lihtsalt, siis ma küll nagu päris kurjalt ütlesin talle, et see ei ole okei ja ööbisin veel 1 öö seal ja siis enne äraminekut ta kutsus mul ilusti takso
ta ka veel vabandas ette ja taha, ütles palun vabandust, ma tunnen ennast nii halvasti. Aga ma lihtsalt ütlesin talle, et palun tee ühte asja minu jaoks, lihtsalt võta see kaamera maha, see ei ole okei. Millegipärast arvan, see kaamera on ikka veel seal üleval. Ma kirjutasin küll Couchsurfingu lehel anonüümselt kellelegi oma olukorra ära. Ma ei tea, kas sellest nüüd sai midagi, aga ma ei kirjutanud sellele mehele avalikult tagasisidet, sest see hetk, kui ma sain aru, et ta filmib mind, ma läksin ja vaatasin tagasisidesid, seal oli 98 positiivset ja 2 negatiivset. Üks oli mõlemad olid hispaania keeles, ma tõlkisin Google Translate'iga need ära. Üks oli mingisugune lambivärk ja teine oli siis ühe naise poolt, kes oli öelnud, et see mees tegi talle ebamugavaid kommentaare, millega ta ei tundnud ennast mugavalt. Ja siis Hector oli selle mehe nimi, siis ta oli sellele naisele vastanud avalikult, et see naine pressis mul mingid tablette välja, mingid retseptiga ravimeid, mida ma siis talle ei andnud ja siis ta lõi mulle külge, mingid sellised asju. Ja ma sain aru, et see võib-olla ei ole kõige mõistlikum, sest ta kirjutab mulle kohe vastu. Võib-olla oleks pidanud, aga ütleme nii, et see Couchsurfingu kogemus minu jaoks ei olnud nii meeldiv ja nii tore, aga samal ajal ma näen seda kogemusena ja väga olulise kogemusena, aga tõesti vahepeal on niimoodi, et kõik võib paberil ja leheküljel olla nagu kuld, nii ilus, nii palju positiivset tagasisidet, nii põnev inimene, aga reaalsus on selline, et tegelikult nendeks asjadeks peab alati olema valmis igaks juhuks. Ja mul ongi seda nii kahju kuulda, sest et minul on ainult maailma kõige positiivsemad kogemused olnud. Minul on ainult maailma kõige positiivsemad kogemused olnud Couchsurfitega või Couchsurfi platvormil, aga see on koht, kus tuleb olla ettevaatlik ja väga kuulata oma sisetunnet ja panna tähele igasuguseid asju, mis ei ole okei ja kui tekib ka olukord, kus sa ei tunne ennast turvaliselt ja mugavalt, siis tegelikult sul on alati võimalus sealt lahkuda. Et mul ongi nii kahju kuulda, kui kellelgi on, ma ei ole isiklikult mingit oma tuttavatel varem kuulnud ühtegi negatiivset kogemust sellega, aga siis see ongi minu jaoks ka natuke sihuke võib-olla wake up call, et kõik ei ole alati nii ilus ja vahva ja äge, kui ta tundub. Inimesi on nii palju erinevaid ja et jah, täpselt kõik ju tegelikult teevad, annavad endast parima ja tahavad ainult head, aga see ei pruugi kokku minna sellega, mis on sinu väärtused ja mida sina arvad, mis on õige ja vale ja täpselt. Ja siin ma ütleks ka kõikidele kuulajatele, et kes meie esimest episoodi ei kuulanud, siis seal me rääkisime ka positiivsetest Couchsurfi kogemustest. Issand, palun kuula seda, mis Alex rääkis, et seal on väga positiivsed kogemused tõesti, et ma ei taha üldse kedagi ära hirmutada sellega, see oli lihtsalt trehvas üks selline, aga jällegi kõik läks väga hästi ja ma olen siin praegult. Ja absoluutselt lihtsalt tuleb olla kogu mõistusega asja juures, et mis sa teed. Nii, aga lähme nüüd edasi natuke siis positiivsematel teemadel võib-olla. Samas ma ei tea, mis see vastused saavad olema, nii et eks näis. Aga siit tulevadki viimased kiired küsimused sulle. Kas sa oled kogenud kultuurishokki? Ma ütleks ka, et ma olen hästi avatud inimene. Võib-olla hästi lähedale sellele oligi Mehhiko, aga tänu sellele, et sina olid seal mul ees, kes mind kõigega kurssi viis, et sa korraks kuidagi tõmbas mind lukku küll, et mida, kuidas, kõik on nii teistmoodi ja ma ei tea mitte midagi ja ma ei oska keelt, et see võib-olla tuli kuidagi lihtsalt nagu vau. Ja ka kõige viimane asi tegelikult, ma mõtlesin selle peale, ma arvan, ma võin välja tuua hästi konkreetse asja, mida ma siin Rootsis olen tähele pannud, mida ma ei olnud mitte kunagi kuulnud, mitte kunagi näinud elus, et kuskil tehakse, aga sa saad kindlasti mind selle aidata. Aga siin samas Jönköpingus, kus me oleme, me käisime siin ühel peol ka ja olen siis seal peol ja ikka inimestel on, kellel on mingid joogid, asjad käes ja siis järsku vaatad ümberringi. Enamus 80% inimestel on mingi õhupall käes ja nad tõmbavad õhupalli lihtsalt sisse ja see ei ole heelium, mida nad tõmbavad. Ja sa lihtsalt, mis asju te teete, mis asi see on, ma ise ei julgedki lõpuks seda teha.
ma tean, et see justkui ei ole mingi mürk ega midagi, aga ma ei ole veel seal, et ma julgeks sellist asja teha, sest see tundub natukene rets asi, aga mis ikkagi on, mida siin tehakse? Ma Kellile ka ja alguses enne siia tulekut vist midagi mainisin selle kohta, ma isegi ei mäleta, miks. Sest et tegelikult see ei ole selline asi, mida nagu, kui sa suvalisse baari lähed, et sul pakutakse õhupalli, aga see oli natuke teistsugune üritus, kuhu meid oli Kelliga kutsutud. Ja seal oli baar olemas ja baari valikutes oligi siis, mis seal oli, õlu, mingi siider ja õhupall. ja tegelikult mina ei olnud ka seda varem niimoodi näinud, et ma tean, et kui kuskil kellegi sõbra juures vahel hängime enne väljaminekut, siis kellelgi on mingi balloon kaasas ja siis tehakse õhupalle. Aga niimoodi, et kuskil väljas tantsuplatsil ongi kõigil on õhupallid käes ja hingavad seda sisse. Mis hoiavad hinge kinni. Mis et toimub? Seda ei ole mina ka niimoodi tegelikult näinud varem. Ma ei jään vastuse võlgu tegelikult, mis gaasi seal sees on. Aga ma tean, see on tavalises toidupoes, siin müüakse neid gaasi, mis sa vist paned ka, mis näiteks nende vahukoore balloonide sees on. Et see ei ole mitte mingisugune letialane kaup, vaid sa lähedki suvapoodi ja sa saad omale osta seda. Lihtsalt siin on leitud mingisugune huvitav otstarve sellele, kuidas nad siis seda kasutavad. Et see kuidagi tõmbab siin kuidagi silmad pahupidi korra ja ja nii palju, kui ma olen aru saanud, siis see mõju läheb üsna ruttu üle. Aga jah, see on huvitav. Nii. Kui inimesed reisivad, aga nad ei ole oma keelega täiesti kindlad, mis sa ütled nendele? Kas nad peaksid kartma reisile minna või saavad nad hakkama? Ei ja veel kord ei. Jah, see hirm on täiega õigustatud ja me oleme ju nii harjunud, eriti kui me oleme siin Eestis, on ju, ma suudan ennast verbaalselt kõigile arusaadavaks teha ja ma saan kõikidest teistest aru. Alati, ma sain sellest veel Mehhikos eriti aru, on ju, et alati, ma ei oska siiamaani peale 3 kuud Mehhikos elamist, võib-olla, ma ei tea, 2 lauset vist oskan öelda ja gracias ja kõik sellised asjad. Aga inimesed, sa saad ennast arusaadavaks ka teha läbi käte, läbi piltide, läbi seletuste. Keeltel on ikkagi ka omavahel mingisugune sarnasus, alati on keegi kuskil, võib-olla kellelt abi küsida. Ja mida rohkem sa proovid ennast kuidagi arusaadavaks teha, kui sa keelt ei oska, siis seda julgemaks sa saad ja seda paremini sa ka päriselt oskad inimestega niimoodi suhelda. Et ja okei, ma Mehhikos ka ei olnud nii motiveeritud seda võib-olla õppima, sest et mul olid inimesed kõrval, kes oskasid rohkem hispaania keelt ja alati, kui oli mingi olukord, siis nemad tulid appi. Et kui ma oleksin üksinda reisinud, ma oleks kindlasti rohkem seda õppinud, aga ma sain mingisuguse hispaania keele õppimise pisiku küll, aga tõesti tagaside lennukis ma juba proovisin kõike, mis võimalik rääkida hispaania keeles. Ja see on täpselt sama nagu kui sa oled Eestis ja sul tuleb keegi vastu ja proovib sinuga rääkida küll väga vigases, aga ikkagi eesti keeles. Sul läheb süda soojaks, oh my god, sa nagu muidugi ma aitan sind, muidugi ma proovin aru saada, issand kui äge, et sa üritad ja sa proovid, sest keele õppimine ei ole lihtne, aga kindlasti selle taha ära jäta oma kuidagi reisimist, et ära too kunagi seda vabanduseks, aga ma ei oska keelt. See on kõige väiksem mure. Fakt on see, nagu ma olen ka varem öelnud, alati saab hakkama. Ja seda põnevam, seda ägedam on su reis. Ja tegelikult ka eestlasena, kui sa arvad, et sa ei oska inglise keelt, siis ma ütleks, et igal eestlasel on piisavalt hea inglise keel, et vähemalt mingil määral hakkama saada. Mis ei pruugi ka alati kasuks tulla, kui inimene, kellega sa räägid, ei valda üldse muud keelt peale oma emakeele, mis ei ole siis eesti või inglise keel. Nii, veel mõni küsimus, mis ma tahaks teada. Kellegas reisimine on ohtlik? Igal pool võib olla väga ohtlik. Sinu enda kodus ka. Tore fakt siia. Paar aastat tagasi minu enda kodus, ka Tallinna kesklinnas, meil oli uks kogemata ja nüüd lukus lahti. Käis üks inimene, kui ma magasin seal sees ja võttis ära minu telefoni, võtmed ja minu tollase siis noormehe püksid.
aga oma telefoni ma sain pärast ilusti kätte, aga loo siis võib-olla mõte on see, et igal pool võib olla ohtlik. Sind alati hirmutatakse ära, et igal pool mujal väljaspool sinu 4 koduseina on ohtlik, aga kui sa teed oma research'i, kui sa uurid inimeste käest, siis ütleme niimoodi, et you're good to go, ehk siis kõik on nagu hästi. Lihtsalt tee piisavalt tööd ära. Kindlasti joo ennast purju kuskil välismaal, ära jäta muljet, et sa oled ilmselgelt turist ja sul on suur, ma ei tea, Google Maps ilmselgelt ees ja sa jätad muljet, et sa oled täiega kadunud, on ju, kuula oma sisetunnet, oma kõhutunnet, et siis need põhiasjad, mida sa ka alati tegelikult enda kodus ja näiteks Eestis ka kasutad. Ja, nõustun. Mis inspireerib sind reisima? Jälle kuidagi see, et kui suur ja lai on maailm, see, et ma tegelikult ei tea mitte midagi. Maailm on imeilus, kui ägedaid inimesi on maailmas ja iga kord ma lihtsalt olen pahviks löödud, nagu ma alguses ka enda tutvustuses ütlesin, et ma armastan olla inspireeritud, mis annab siis, et siis inspiratsiooni annabki mulle erinevad sihtkohad, erinevad ägedad inimesed ja tõesti, kui sa kohtud mingit X inimest kuskil X maal, mingi X elustiiliga, mida sa ei oleks kunagi arvanud, et see on võimalik, no see avab sinu jaoks ikka mingi täiesti uue ukse ja see mõistmise tase, mis sealt tuleb ja see, et ma ei mõista inimesi hukka, sest et mu mõttemaailm on nii avatud ja see rikastab sinu elu nii palju. Seda ei suuda tegelikult lõppude lõpuks sõnadesse panna, miks ma reisin. Sa saad sellest ise aru, kui sa lähed reisile. Mida ma täpselt mõtlen? Super. Kui palju sa planeerid oma reise? Võiks tegelikult natuke rohkem planeerida, kui ma seda praegult teen, aga ma ei ole selle pärast vist nii palju planeerinud, et mul on alati inimene kõrval. Portugalis me elasime paari nädala kaupa, et meil olekski see sama meelerahu. Mehhikos oli vahepeal ka nädal aega, paar päeva, aga kuna sa ikkagi töötad samal ajal, siis sul on vaja natuke rohkem stabiilsust ja see vahepeal lõi sellist, kuna see oli kõrghooaeg ja hinnad läksid üles ja majutused olid kõik kinni, et siis see lisas natuke stressi, ilma milleta me oleksime ka saanud hakkama, aga see on jälle see, et milleks sa oled ise valmis, kas sa pead töötama samal ajal või sa lähedki täiesti seljakoti reisile, sa otsidki seiklust, et siis on see, et mida vähem sa planeerid, seda rohkem seiklusi ja ootamatusi sul on ja samamoodi see annab sulle nii palju emotsiooni ja kõike, et üks ei ole halvem kui teine, lihtsalt küsimus ongi selles, miks sa reisid, mille pärast sa praegu reisid, mida sul on vaja, mul on vaja töötada, mul on vaja netti, okei, me peame vähemalt paar nädalat ette planeerima, aga rohkem ei ole mõtet, sest et siis niimoodi sa jätad ruumi spontaansusele ja nii tekivad kõige ägedamad kogemused, seiklused, mälestused. Väga kihvt. Jaga mulle kuulajale mõni nipp, trikk, häkk või äpp. Täpselt. Ma üritasin seda kuidagi ägedalt kõlama panna. Ehk siis mõni nipp, trikk, häkk või äpp. Okei. Tinder. Ja sa ei pea absoluutselt kasutama Tinderit, et minna date'ile mingi kellegagi, vaid mine otsi kohalikke sealt. Mina juba oma peo muutsin ära, kui ma olin näiteks Portugalis või Mehhikos, et okei, ma olen siin nii palju kuid, tahan minna surfama ja samamoodi mina saan sulle mingit asja õpetada või siis Portugalis otsisin siin ägedaid reivikohti, kuhu minna, aga neid ju ei leia guugeldades, ehk siis ma kirjutasin oma peosse kohe, et näita mulle, kus ägedalt reivida saab ja ma käisin 3 väga ägedal peol tänu sellele, väga hästi läksid need, loomulikult jälle usalda uuri inimese kohta, aga otsi kohalikke inimesi ja need näitavad sulle kohalikku kultuuri, ehk siis Tinder, siis üks äpp, currency, mingisugune exchange või mingisugune currency äpp, mis siis kohe kalkuleerib sulle isegi netiühendus selleks vaja, näiteks Mehhikos see väga hästi aitas mul eurosid peesodeks konvertida ja vastupidi, ehk siis sa oled poes, sa ei tea, kui palju mingi asi maksab, sa paned sinna sisse, nii palju peesosid, on kui palju eurosid siis, ehk see hästi palju aitab sind. Ja ma võib-olla, jälle couchsurfing, booking.com, kõik sellised asjad ja tegelikult üks lehekülg, mille ma sain Mehhikos teada, Facebooki grupp Host a Sister, ongi reaalne grupp, kus on ainult naised ja see töötab samamoodi nagu couchsurfing grupp, ainult et seal ongi ainult naised, et ei saaks tekkida sellist olukorda, nagu minul tekkis Cancunis, ehk siis sul on juba turvalisem minna ja tead, et oled kuidagi heades kätes ja inimese profiili läbi ja lõhki enne uurida. Väga äge. Aga miks üldse peaks üks inimene reisima?
kui suur ja lai see maailm on, see on täpselt, seda on nagu justkui keeruline panna sõnadesse seda inimesele, kes ei ole kunagi reisinud, on ju, et sa ei ole saanud seda maitsta, sa ei tea, mis see on, aga see on lihtsalt üks asi on ju, need on kaks täiesti erinevat asja, kas sa reisid läbi telekaekraani, läbi uudiste, kes toidavad sulle hirme ja kõike seda asja, kui jube on seal olla ja kui jube on seal olla, aga kui sa lähed ise päriselt sinna kohale, sa näed, kui turvaline, kui ilus, kui soojad inimesed seal on, kuidas sa leiad endale parimad uued sõbrad, kuidas sa saad seigelda, see on elus olemise tunne, sa tunned, ma olen reisil olles tulnud kõige rohkem, kuidas ma päriselt elan, kuidas ma päriselt olen kohal, kuidas ma ei ole oma telefonis, kuidas ma vaatangi päikeseloojanguid iga õhtu, see on traditsioon või kuidas ma ärkan iga hommik kell 6 hommikul ülesse, et vaadata päikese tõusu ja see on see hetk ja sa oled siin ja praegu, sa tead, et see saab mingi hetk läbi, siis kuidagi sa õpid väärtustama mingeid lihtsaid asju ja samal ajal, kui sa tuled Eestisse tagasi, sa väärtustad kõike seda, mis Eestis on, et kui sa oled kogu aeg ühes samas kohas, sa hakkad neid asju võtma iseenesestmõistetavalt, sa hakkad võtma neid inimesi iseenesestmõistetavalt. Kui sa käid ära, sa oskad neid hinnata, sest et nad ei ole siin kogu aeg. Et ta kuidagi paneb asjad su peas õigesse perspektiivi. Täpselt nii on. Drop the mic. Drop the mic. Kas sul on kuulajatele ka mõni raamat või podcast jagada? Mis on sind aidanud reisimisel? Mul on list raamatutest, nimekiri, mida lugeda reisiteemadel, väga pikk, mida ma veel ei ole jõudnud lugeda. Aga üks, mis ma just hiljuti täiesti spontaanselt leidsin oma sõbranna raamaturiiulilt, on Maailma lõpus on kohvik, mille on kirjutanud Lauri Räpp. Ja see on väga ilus raamat erinevatest reisilugudest. Lauril on endal hästi palju reisikogemust ja ma olen üsna kindel, et ühel hetkel me istume ka Lauriga siin koos ja räägime temaga erinevatest reisikogemustest. See raamat pani mind naerma, see raamat inspireeris mind nii väga võtma praegult oma seljakotti ja minema reisile. See raamat pani mind nutma, see pakkus mulle nii palju ja see, kuidas Lauri sõnu ritta seab, no see on omaette täiesti uus dimensioon. See on täiega soovitan ja seda on hästi lihtne lugeda, see läheb hästi kiiresti edasi ka, see on erinevad ägedad reisilood siis ja ma võib-olla tooks siia, kui ma alguses mainisin oma kõige esimest reisi Maltale, siis ma ütlesin, et ma läksin kohe peale seda reisi, läksin raamatukokku uurima eneseabiraamatuid, siis minu kõige esimene eneseabiraamat, mille ma kätte võtsin, oli 5 levinumat surmaeelset kahetsust. Bunny Ware on vist selle autor, me paneme need kindlasti kirjeldusse ka mõlemad raamatud, aga kas see raamat nii andis mulle selle tõuke, et jaa, ma ei taha olla see inimene, kes 80-90 aastasena kahetseb seda, et ta ei astunud oma hirmust üle ja ta ei läinud reisima, et teha täpselt seda, mida ma teha tahan, et kas see raamat väga lihtsasti loetav, väga inspireeriv raamat, 2 käega soovitan lugeda. Mega kihvt. On sul mõni podcast ka, mida sa soovitad? Tead, hetkel mul ei tule ühtegi podcasti meelde. Ja, aga kindlasti igast ühest on killuke midagi võtta. No, selleks oleme ka meie siin, et siis edaspidi inimesed saaksid reisi podcast'e soovitada inspiratsiooniks. Jaa. Aga Kelly, kuhu nüüd? Kuhu nüüd edasi? Päris spontaanne on kõik. Ma ei julge väga palju ette planeerida enda asju, aga millegipärast mu mõtted, eks ikkagi tuleb võib-olla paar väiksemat reisi siia-sinna, aga mu mõtted praegu liiguvad sinna, et selle aasta lõpus ehk siis kas novembris või detsembris minna Indoneesiasse kuskile, sest et enne Mehhikot ju ka, mul oli kas Mehhiko või Indoneesia. Ja praegu millegipärast ma mõtlen Indoneesia peale, jällegi võib-olla see täiesti muutub, aga kindlasti jälle samamoodi seljakotiga, samamoodi ma teen tööd kaugelt, seal on natukene lihtsam, sest ajavahe ei ole nii suur, aga proovida sama asja, mitte võib-olla nii pikalt, aga paariks kuuks minna kuskile mujale. Ja seekord niimoodi, et ma olengi rohkem üksinda ja lähen rohkem hostelitesse, ehk siis rohkem enda mugavustsoonist välja ja õpin rohkem surfama ja mootorrattaga sõitma ja kõike sellist. Tundub põnev. Tundub ülipõnev. Mega kihvt.
väga ägedad kõik need asjad, mis sa siin jagasid ja mina sain ülipalju targemaks ja kuulsin ka nii palju uut informatsiooni sinu kohta. Nii tore ja nii inspireeriv, väga kihvt. Ja aitäh sulle ka, et sa kõike seda meiega jagasid. Ja aitäh sulle, meie kuulaja. Kui sulle meeldis see episood, siis jaga seda kindlasti ka oma perega, sõpradega, oma teiste reisientusiastidest kaaslastega. ja kui sa otsustad, et sa jagad seda kuskil oma sotsiaalmeedias, siis tag'i kindlasti ka meid ära, et kuhu nuud, et meie saaksime ka oma kuulajatega natuke lähemalt tuttavaks saada ja saaksime pilgu peale visata. Ja samal ajal selleks me ju seda siin teeme, et jõuda kellegini kuskil seal, kelleni see peab jõudma. Jah, absoluutselt. Ja kohtume juba järgmises episoodis. Ja juba täiesti uue põneva külalisega. Just nii. Tšau! Tšau!